näita oma ausid silmi ka. Tere! Jah, palun. See on... Penalti, 10 sekundit. Meil ei ole võistlust. Läbi lindi. Läheb. Pärast puhkad, Wow. Comeback või? Kevin tuleb comeback filmis. Vaba! No tere kõigile, kes te seda vlogi vaatate. Ma olen nüüd jõudnud Hispaaniasse, treeninglaagrisse, täpsemalt siis Mallorcale. Nagu te mu häälest kuulete, nagu iga aasta laagris, ma olen haige. Aga juba tervenen, nii et mul ikka õnnestub. Aga jah, ilmad on ilusad, esimesed trennid on juba tehtud ja tänane plaan on kuskil 4,5 tundi ratast ja jooks peale. Ja ilm on meil siis selline. Aga jah, ilm on soe, siuke 15 kuni 18 kraadi. Ma ei teagi, mida muud öelda. Võiks juba kiiremini terveks saada, et see nohu ka ära kaoks. Ja siis oleks täitsa tore olla. Vaatame siis, mis ma siin laagris korda saadan. Ja loodan, et teil on tore vaatamine. Väike poepeatus, üks söök, 30 piltsa koduni, 90 tehtud. Hea põhimõtteliselt teine päev laagris.
ütleme siis vlogi ka, et ma vaatasin, oleks peaaegu pidanud rehvi vahetama hakkama juba. Aga piisas ballooni sisse laskmisest. Ei ole kuskilt katki. Lihtsalt läks tühjaks. Tere hommikust, täna on uus päev ja on aeg minna ujumistrenni. Ees ootab siis 4,1 kilomeetrit ujumist. Siis tuleb lõuna ja siis täna on veel jooksutrenn ja jõud. Läks! Oleme oma kaameratega jõudnud Mallorca saarele Zafiro hotelli, kus käib tihe töö tegemine basseinis ja seal Anette Sukker annab kuuma ja tegemist on soojendusega, aga siuke tunne, et ta juba ujub mingit lõiku. Vaal, vaata. Tee seda häält ka siis. Nüüd on siis pool tundi jooksu ja siis tuleb rannas jõke peale. Ma ahistan ühte venda kogu aeg sinu loogisest. Vaata, nii ja päike nüüd juba prillirant. Oba! Arturil on kiiver peas. On jah?
üks poiss. Paps helistab. Sul hakkas Tom. Ütle head vabariigi aastapäeva. Head vabariigi aastapäeva, kallid kodanikud. Aitäh sulle, Kevin. Ja karjud kõvasti vabanduse pidama. Ja kõvasti pead karjuma vabalt. Siia siis keegi küsis midagi, et mis sa tülid oled, siis mõtlesin neile pealik võtki, siis kui mingi indiaani hõimud ei ole, siis mingi pealik olema. Oli jälle see ohumärk oli, vaata. 6 kilomeetrit, 3,4 kilomeetrit. Käisin? Ma hommikul juba ju. Ootad ohtlikult. Mul juba söödud ja... Nii, rattatrenni minek, kell on mingi 12 läbi. Ja plaanis on umbes tund 30 lõikudega ratast ja siis on jooks peale. Esimene lõik on tehtud. Mõned on veel jäänud. Üks lõik veel jäänud. Tund ja 5 minutit tehtud. Natukene veel. Kes läheb, kes tuleb. Jooksma. Kohe lähen. Sa juba tulid või? Artur? Mina? Kes seal? Ja nüüd jooksma. Täna on siis plaanis mäest alla 30 sekka lõigud. Kuskil seal on tõus, kus tuleb lõike joosta. Ilm on väga soe. Nii mõnus. Lõigud tehtud. Tagasi koju. Sõita mingi, ma ei tea, 10–12 minutit koju jooksul. Ja saabki tänaseks kõik. Uus päev, söömas käidud. Nüüd täna ootab meid ees päris raske päev. Kell 10 me lähme staadionile lõike jooksma. Pärast staadionitrenni tuleme tagasi, on 1,5 tundi ratast. Ja siis pärast ratast on 3,5 kiltsa ujumist. Johanna hakkab kiirelt jooksma. Hakkab kulgema. Ei, siis on see. Üks jookseb juba kiirelt. Konkurent ei maga. Võtame tappa.
natuke tuksis on. Hilka valutab. Vaatab, kus saab üldse lõike joosta. Paganas suusatamine. Jälle jahal laagris ja ei saa normaalselt joosta. Nii otsereportaaž staadionilt, millega tegeleme. Vigasta harjutused on ilma hüplemiseta. Kas te õpite uuesti kõndima? Jaa. Mis teil täpsemalt juhtus? Oskate seletada? Suusatamine. Suusatamine. Mis suusatamisega juhtus? Suusatamisega juhtus ülekoormus vist. No, paaris tõmbeid oli liiga palju ja jalg jäi haigeks. Ei no see oli see vahelduv. Vahelduv. See tõuge. See tegi. See oli kõige kurja juur. No loodame parimat. Aitäh teile. Mis juhtus? Liiga hea on. Näita, coach. Coach asendit tahtsid. Jaa, väga hea on. Siin tuleb see LinkedIni profiili piltu. Täpselt, väga hea idee. Tal on kiiruseprillid ka. Vaata, kus vaatab nüüd. Analüüsib. Coach highlight'id tuleb. No nii, mina jätsin oma jooksutrenni pooleli. Jõudsin teha siis 5 korda 400 ja 1 kord 1600. Muidu pidi olema 3 korda 1600, aga ma ei taha riskida. Et see aasta mul on siis mingi Hilka jama. Et proovime niimoodi hoida, et mul terve hooaeg pekki ei lähe selle pärast. Vigased jalutavad. Pärast laagrisse tulimegi. Just, et jalutada siin staadionil samal ajal, kui teised teevad tööd, on ju. Johanna, sul on veel või? 1 kilomeeter. Ainult. Lebo. Mida sa kirjutad seal memoaare või? Hästi, Robin! Labori pilte. Kus medtõde on? Võtsige medtõde ja kohaliga. Kas enesetunne vastab tulemusele? Kohe selgub. Ma arvan, et ei vasta. Ma arvan, et oletame selline... Okei, 6. 6 ikka tuleb. No? 8,3. Sa poiss pingutab, ah? Ahsa! Poiss pingutab. Ei ole mingi veelakkumine, see trenni tegemine. Nii, kiire vrapijamps ja siis juba kohe rattatrenni edasi. Jooksu tuli siis mingi 8,5 kiltsa. Ei läinud nii nagu plaanitud oli, aga vähemalt midagi sai tehtud. Nüüd on tund 30 ratast, rahulik. Siis õhtul on veel ujumine ees. olümpiaküla tiramisu proov number 1.
tuleb ka 2 ja 3 või? ma ei tea, kui sa korraga emotsiooni kätte ei saa, siis on 2, 3 ja 4 ja kui sa võtsid järjest hakata minema, proov 1, proov 2, proov 3, 4, 5. Vaata, mis siit tuleb nüüd. Ravi mõttis ka natukene. Tere hommikust, uus päev, ujumine tehtud. 3,9, keskmine pace oli 1,29 vist. Nüüd sööma. Oskar võidab. Kes jalutavad, kes teevad töö. Üks ujub üldse veepallikrooli, aga nüüd jäi ka juttu ajama. Niimoodi meil trenn käibki siis. No nii, kell on umbes 12. Väljusin rattatrenni. Täna ma sõidan siis üksi, sest teised teevad ratasjooks. Aga kuna ma joosta täna ei taha, oma jala pärast annaks talle 1 päeva puhkust, siis ja täna on viimane päikseline päev, siis ma lasin Kristole ühe mõnusa raja teha ja lähen rollin natuke. Raske on. Ma olen nii aeglane. Mingi 2.40 on sõidetud ja ma alles hakkasin ronima nüüd sinna Formentari tõusu. Oh my god, kui armas. Vaadake seda tillut. Ta on nii nunnu. Oh my god, kui nunnu. Mine ruttu emmele järgi, muidu jääd auto alla. Väga ilus on. Tuleb kohe tagasi ka sõita. Topid suu kummikomme täis ja siis võtad tõusu. Ja siis on hea olla. Viimane tõus, 2,9 veel minna. Aeg hommikujooksule minna. Väljas on räme udu. Seal peaks meri olema. Merd ei ole. Nii, jooks on tehtud. 30 minutit rahulikku jooksu. Hüpakas natuke andis tunda, aga mitte midagi hullu. Et lasi ikkagi rahulikult ära joosta. Pessu ja siis sööma. Täna on siis selline kergem päev. Oligi hommikujooks või osad on ujumine. Ja nüüd on nagu pikk paus olnud, kell saab 12.
kontrollisin oma ratast natukene, panin ketile vaha ja pumpasin rehve, sest pärast tuleb niikuinii sõitma minna. Aga jah, pärast on mingi siuke 30 kiltsa ratast ja õhtul on siis rannas on jüke ja mingid hüpped ja ongi selline kergem päev. Täna on ilm ka selline uimane, siuke udune, mäed ei paista ja jahe on pigem. Ja nii vist hakkabki nüüd iga päev olema. Et päikseline aeg sai läbi. Siuke pilves ilm iga päev. Aga vähemalt lubab mingi 17 kraadi ikkagi täna ka, nii et kõige hullem ei olegi. Ma sain oma tööasju siin natuke teha ja nüüd puhkan veel natuke. Siis teeks ühe väikse mingi lõunasöögi ja siis läks rattaga veerema. Kell on 2 saanud vahepeal ja on aeg minna rattatrenni. Kolm. Siin oli tänane koosolek või? Déjà vu, ma olen unes näinud seda. Aitäh kõige eest. Eriti ka kõige eest. Olge vahvad ja... Täna väga plakkus, ma võtan töid sulle nüüd. Ei aeg. Tore, et oli meiega. Täna oli siis vahetusalatreng. Alavahetustrenn tegelikult, kus on 16 kiltsa lõikudega ratast ja 15 minutit lõikudega jooksu. Ja esimene ratas ja esimene jooksulõik sai tehtud. Nüüd on rahulik vahele, siis tuleb veel üks jooksulõik. Ja siis uuesti rattale. See ei ole enam mingi kohviraid, see on nüüd juba vahetusala või alavahetustrenn. Pealtvaatajad ergutavad, aga sportlane. Pane nüüd! Tunni pärast on juba järgmine trenn. Vahepeal tuleb kiire söök. Ja siis läheme ujuma. Täna oli vist 4,2 kilomeetrit. Kell on vahepeal hakanud lähenema kella 3-le. Ja on aeg ujuma minna. Kell 3 hakkab ujumistrenn.
nagu enne ütlesin, 4,2 kilomeetrit. Mingeid harjutusi, mingeid lõike. Väljas on 15 kraadi vist, aga feels like on 10, nii et külm ilm on täna. Joosta oli väga hea, aga ujuma küll ei kutsu. Aga teeme ära selle trenni, siis on tänaseks kõik tehtud. Donde está la kava? Oskaril on polsterdus endal. Ma olen vist kõige kõvem vend. Palju me nüüd ära sõitsime? 1 meetri tõusu, 580 meetrit distantsi. Kauem 105. Keskmine kiirus 20,7. Jah, kummi poos juba. 4-tunnine täna tehtud. Võime siis minna spaasse tagasi lõõgast. Aurusauna ja manipulatsiooni tegema. Proovi kutsud seda. Robin, mida sööd? Tarretis. Nice. Päris hea koola maitse. Soovitan. Yummy. Nojah. See pildistaja on seal, näete, selles serpentiinis. Siis teate, kus ja. Kristo teebki. Nojah. Pärast annab üles tulla. Alla minna on päris lõbus. Kohe tulen. No nii, Robin. No pressure. Vendaga käisime mängimas, mina tema Gert. Vend niimoodi mõõtis iga kord ja see lihtsalt välja. Soliidne. Ei, jess. Robin. Tal pinge ei või vastu. Ma ei tea, mis pinge on. Ma ei ole kunagi tundnud pinge. See ei tohi sisse minna, noh. See ei ole võimalik. Tead, ma lähen siis juhtima ju. Jah, see ei olegi okei. Ma naudin korrata pinget. Aga ta ei ole liider positsioonil. Ma ei näe enam midagi. Jah? Trenn tehtud, mis sa tegid trennis? Natuke lõike. Tegime Talulu treeningut. Nojah. Ja nüüd on ilusa vaatega chillimine. Jah. See
nagu saab vähe verdust. Võib-olla. Viska peale errori, raiskad siin lihtsalt. Ohoh, pingutatud nagu on vist. 3,4 lõpuks. See on juba seistud ka tükk aega. Nii nunnu. Need 2 SM-i. Ja pohka vaus. Need on ilmad. Sa oled nagu Margus räägid niimoodi. Muidugi. Räägi seni, kuna Anette ujub praegu, siis räägi ujumisest. Kuidas oli? Ma ei tea, sust normali. Äkki läheb vlogi ka, kui sa midagi huvitavat räägid? Mis huvitav on? Ma ei tea, räägi vist midagi. Et sul on mingi nälg või kuidas sul stati all läks või midagi huvitavat seni, kui Anette tuleb? Täna oleme siin Mallorca basseinis. Ujume ja lõppu ei tule. Aga tuli ju, sul sai läbi. Nüüd sai trenn tehtud, nüüd on hea, nüüd lähme võtame kerge sauna ja... Jah, ja nüüd Anette jälle tuleb ja ma pean nüüd korra filmima. Filmi. Siuke salto pööre tuli praegu, noh. Ei tagasi Robini juurde. Auru sauna või? Ja muidugi. Sauna on vaja. Siin peab see Moto klipi tegema nüüd. I think Moto likes you ja siis sa olid välja sellega. Ma ei tea, millest sa räägid. Tegelikult sa oled nii nunnu seal ääre peal, nagu merinaitsi. Rehid jalgadega ja vaata. See on harjutus, millega sa saad kohe 5 sekundit 100-le kiiremaks. Tere hommikust, on viimane hommik. Ma lähen täna lennuki peale. Kell on 7:28 ja me lähme Oskari ja Ralfiga veel veerema viimast korda. Ja siis tuleb rataste pakkimine ja siis lähme koju. No nii, laager on läbi saanud, asjad on pakitud, aeg liikuda lennujaama. Laagri saagiks oli siis 28 kilomeetrit ujumist, 683 kilomeetrit rattaga ja 51 kilomeetrit jooksu. Ja seda kõike umbes 10 päevaga. Ehk siis täitsa tore laager. Ma sain oma haigusest lahti päris kiirelt. Kohe oli siin meid päike tervitamas. Nüüd on ilmad läinud tuuliseks ja pilviseks. On õige aeg koju liikuda. Aga ma loodan, et teile mu vlog meeldis. Ja kohtumiseni juba järgmises videos. Tšau!